No nii, tervist! Käes on reede, 18. november, käes on järjekordselt 500 eurot, mida me siin koos Sandriga üritame siis võimalikult suureks kasumiks teha. Mina olen Rocco, nagu enne nimetasin, see siin on Sander. Tervist ka minu poolt, tõesti, meeldib jälle siin olla, ei ole seekord välja visatud. Kaks järjestikust saadet minu poolt, nii et väga tore. Aga kõigepealt, kui lähme edasi, siis räägime ka äriklassi pakkumisest, nagu alati. Boonuskood on täna siis Rein Sidekrips 5 ja vähemalt 10-eurone deposit annab sulle siis 5-eurose tasuta panuse. Tee kombot, pane üksikpanuseid, aga kindlasti ära unusta seda pilti üles laadida win.ee/ariklass. Siis on võimalus võita sul 25-eurone tasuta panus Unibetis, et meie robot nagu alati hakkab üleval nimesi välja loosima ja 4 võitjat tuleb ka see saade. Jah, just nimelt, nii et tehke kindlasti ära. Aga meie siin nüüd siis lähme vaatame üle, kuidas meil läks eelmine saade. No nii, ja kohe, kui need siia ilmuvad, saan ma natukene ka hõisata. Võtke välja, mitte vaatajad ärge võtke välja, aga Sander, võta välja. Igatahes jah, et õnnestus jälle 3 tükki täppi panna, et hoog on hea, loodame, et hoog jätkub. Aga ega sulgi ju selles suhtes tegelikult oli ju, ega meid palju ei lahuta. Ja, aga sinu kõigepealt tõesti õnnitlused 2 ättrikki järjest, see on ikkagi saavutus, ei hakka isegi kõrva leitma. Aga kuskil 60 eurot jäi vajaka, aga ma arvan, et pasklik on ikkagi see müts ära visata seekord. Loll enam äkki ei ole. Nii mul tegelikult on kohe sulle su vana teine müts ka tagasi andasid. Hea Unibet, tead, kodune tunne. Aga tõesti, mis mul mööda läks, oli siis noole mäng. Rob Cross ei toonud välja, kuigi väga põnev kohtumine oli, see läks isegi seis vahepeal 8-8, kui ma eksi, et lõpuks ikkagi Smith võttis oma. Pean ütlema, et Kossus mul vedas, Olümpiakos panin 81,5 üle, vaid 82 viimasel sekundil 2 vaba viset. Keegi vist sosistas, et siin Eesti poiss loodab väga suurt skoori ja nii nad tegid. Et närisid natukene küüsi ka, et vaatasid, kas sa vaatasid mängu, vaatasid laivis? Ma vaatasin lõpu veerandaega, viimaste veerandaega. No siis ikka pulss päris kõrge olla, ma arvan. Pulss oli päris kõrge. Ja EFS mängus ma vaatasin lihtsalt pärast sofa skoori, vaatasin skoori tuli ja seal võid ka rahul olla muidugi. Muidugi, ma olen väga rahul. Ja mul on väga hea meel ka selle üle, et siis viimse saate YouTube'i kommentaariumi võitja tuli ka läbi tuli mehele, kes siis usaldas mind, panustas minu peale. Nimeks on siis Andero Voitk, et kirjuta meile Facebooki, kui vaja jätta YouTube'i kommentaar, siis saame sinuga ühendust ja saame siis auhinnaga kätte toimetada. Jaa, täpselt, et ka tänased saatevaatajad, kes pole YouTube'is, kindlasti minge jätke sinna kommentaar, kui te arvate, et Rocco panustab jällegi paremini, pange tema nimi kommentaariumisse kui mina, siis pange Sander ja saate ka 25-eurose panuse võita, nii et jällegi kaotada pole midagi. Aga ma arvan, et selle jutu peale liigumegi edasi tänaste panuste juurde. Just nimelt. No nii, täna siis jätkame sealt, kus meil viimane kord pooleli jäi. Järjekordselt lähme noole mängu peale, nagu siit ülevalt võib ka taust natukene reeta. Nii, mis meil siis tänaseks mänguks on noole? Juba tuttav mees Michael Smith, kes sulle selle raha tõi, on seekord siis vastas Joe Culleni vastu ja mäng on juba täna reedel 21.10, nii et juba täna saab tulemust vaadata. Aga jätkuvalt on käimas siis Kazoo Grand Slam ja veerandfinaali jõudnud inimesed, siis osalejad on juba 25 tonni garanteerinud, nii et juba selline krõbisev on taskus, nii et, aga kindlasti ülesminekul suurem raha, nii et motivatsiooni jagub. Jah, sest tegelikult kui siit juba edasi siis pääseda poolfinaalidesse on siis järgmine auhinnafond on juba 50 000, et siis nagu topelt see, et ikkagi mugavaks ei tasu veel minna, et kui ikkagi tahad rohkem, siis tuleb täiega edasi panna. Ei tasu, aga omavahelist mängud siis Michael Smithi kasuks 9-4, et siin jällegi arvatavasti näha ongi koefitsiendist, et Michael Smith ikkagi favoriit ja mõlemad aga siiski on tegelikult eksklusiivses klubis, et just nimelt on Euroopa tuurivõistlustel nad pannud nii-öelda hullu. Michael Smithil on neid 5, aga Joe Cullen võitis hiljuti oma 3. sealt. Jah, ja kui vaadata nüüd seda kõige kõrgemat nime seal, ikkagi täielikult jookseb ees ära, et näiteks Cullenist on üldsegi, mis tuleb 10,66 korda rohkem, et see on ikkagi päris ränk, aga see pole meil praegu oluline, me vaatame Smithi ja Cullenit. Nagu siis ära sai mainitud, omavaheliselt juhib siis Smith, vorm on ka viimasel ajal väga hea, et see pole siiamaani kaotanud kordagi ja Cullen tegelikult, kui kes mäletab, eelmine kord oli meil siin Smithi vastu selline mees nagu Rob Cross,
et ja Rob Crossi ainukene kaotus tuli siis hollandlase Tuuje van Bonde, ma ei tea, kas ma ütlesin selle nime niimoodi, loodame, et läks täiesti õigesti, et siis Cullen suutis teda edastada, et jõuda siiamaani ja Rob Cross talle kaotas, nii et võiks isegi öelda, et Smithil vastas seekord on võib-olla veidi kõvem vend, aga eks me näe. Jah, aga mina alustangi siis panustamist ise. Ja võtame siit Michael Smith ja Joe Cullen. Nii, eelmine kord sain küll vastu näppe, kui ma panin suurema koefitsiendiga, aga lähme sellise tagasoidliku 50 euroga täna ja Joe Culleni siis mõtleme, et äkki täna üllatab 50 eurot toob potentsiaalse väljamakse 120 eurot, koefitsient 2,40 ja panus tehtud. Et tundub siuke tagasihoidlik panus, et 50 eurot, et kas on siin natukene kahtlust, et võib-olla ei lähe niimoodi? Jah, see on selline pullipanus natuke, et tuleb koju on hea tunne, kui kaotab veel hullu. Nii, selge. Nüüd siis minu kord. Mina, nagu eelmine kordki, lähen jällegi Michael Smithi kasuks, kuna eelmine kord mul selle võidu tõi. Hoog on hea, kohvid on head, arvatakse, et tal on suurem tõenäosus võita, nii et lähen siis seda teed pidi jälle ja loodan, et ka seekord mul see õnnestub 150 eurot läheb ja potentsiaalne väljamakse 235,5. Korralik palgapäev. Ja tehtud on. Aga liigume siis edasi meie järgmise mängu juurde. Nii, ja järgmiseks mänguks on meil korvpall. Seekord mitte Euroliiga, viimasel ajal on meil Euroliigat natukene rohkem olnud, vaid NBA, et lähme üle mere NBA poole, kus lähevad siis vastamine osa omavahel 76ers ja Milwaukee Bucks, et mis sa arvad sellest mängust? Ja kõigepealt juba täna öösel see mäng siis 2.30 nii-öelda, et siis laupäeva vara hommik, et kes jälle unetunde ei saa, siis tõeline maiuspala on tegelikult võib öelda, et kaks ikkagi heas os tiimi, et eriti vaadata, kuidas Bucks alustas hooaega. Kui ma eksi 9 võitu alguses. Just 9 võitu järjest. Et see on tõesti korralik andmine, et siin täna võiks ikkagi näha sellist show'd ka. Kuigi küll me jõuame vigastatud meeste juurde, siis ma arvan ikkagi piisavalt hea koosseis on väljas. Jah, Bucksi puhul muidugi tähtsad mehed Chris Middleton ja Jrue Holiday on väljas, aga kui sul on nagu siuke mees nagu Giannis Antetokounmpo, siis alati on see šanss võita päris suur. Et kui vaadata muidugi tabeliseisu, siis ka Bucks edastab ka selle koha peal 76ersid, kuid 76ersi põhimees Joel Embiid praegu on suurepärases hoos, kes siis teab, viimane mäng mees pani väga hullu statistika, 59 punkti, 11 lauapalli, 8 söötu ja 7 blokki, et peaaegu võttis 4 tuubli. No sellise statistikaga peale minna veel pärast kodumängus, no ma arvan, et kui sealt see hoog ei rauge, siis ta võib veel hullu panna täna vara hommikul siin. Aga peabki mainima, et see statistik, mis sa lugesid, et tegu on siis esimese mängijaga liiga ajaloos, kes teinud vähemalt 50 punkti, 10 lauda, 5 assisti ja 5 blokki. Küll neid statistikat leitakse, aga ikkagi kui selline suur numbrite jada toob sulle sellise tiitli, et esimene mees liigas läbi ajaloos ja on ikka kõva saavutus, et siin meie päevakangelane ka käed taeva poole viskamas on. Et absoluutselt, aga siinkohal siis teeme äkki ka panused ära. Teeme panused ära. No nii, ma siis seekord võtan panustamise alguse enda peale. Ja kuigi me siin ilmsesti kiitsime Joel Embiidi, et ta on väga heas hoos, nii et mul ei ole kindlasti kahtlust, et ta suudaks viia 76ers üle, siis aga üks ma olen rohkem selline Janise pooldaja ja Bucks selles suhtes on ka edetabelis kõrgemal, et arvan, et läbi vigastuste, mis neil on, et nad suudavad ikkagi selle mängu ära võtta ja siin koha pealt läheb 150 eurot siis nende peale ja potentsiaalne väljamakse 303 eurot. Ja ongi paigas. Ja tehtud ta on. Nii, mina olen ka siin Unibetis selle mängu ja unustasin enne mainida, et seda mängu näeb laivis ka Unibetis ise. Nii et soovitan siia kindlasti vaatama tulla, et siit on väga lihtne vaadata kohe, et mäng laivis ja saab panustada. Nii, aga mina siit lähen skoori peale, kuigi mainiti, et eelmine mäng oli väga madal skooriline, 90-88, siis täna tegelikult ma panen isegi üle 214,5, et saan täpselt 2 koefitsiendi ja kui ma panen summaks 225, on potentsiaalne väljamakse 450 eurot. Nii et mina loodan ikkagi, et tehakse suure skooriline mäng. No loodame, mina loodan, et ei tule suure skooriline, peaasi lihtsalt Bucks võidab. Mind huvita, nad võivad kas 50-49 võita, peaasi, et Bucksil tuleb ja palju skoori ei tule. Aga panused tehtud ja liigume siis edasi oma tänase viimase mängu juurde.
oi, kaua oodatud. Nii. Nagu ka siit ülevalt võib näha, siis mäng toimub sellisel ilusal muruvaibal ja tegelikult mäng, mis meil siis toimub, on MM-i avapaugumäng, kus lähevad vastamini Katar ja Ecuador. Ja mis sa sellisest vastasseisust arvad? Jaa, pühapäeval algab MM, kaua oodatud, oleme harjunud suvega, nüüd on selline. Mida arvati igal ühel oma arvamust, aga pühapäeval 20. november kell 18.00 tõesti alagrupiga tegemist. Siis Katar, Ecuador, Senegal ja Holland ja Katar ja Ecuador alustavad. Mis ma arvan, minu jaoks on tegelikult mõlema tiimina on üsna nõrgempoolsetega üldse kogu turniiril. Et ei oska midagi oodata, ma olen lugenud, et Kataris seal kodustatud mängijaid jagub, et seal väravaid eespool on kõmmutatud. Aga sellegi poolest üsna tuimatlen peal, et ei oska nagu nii väga kedagi esile tõsta. Et kui siin midagi võib-olla statistiliselt esile tõsta, siis Katar teeb oma kõige esimest MM-i siis turniiri üldse kaasa ja Ecuador siin nüüd vist, kui ma eks vist 2 viimast istusid väljas ja nüüd on nad uuesti tagasi, aga selles suhtes, et nii-öelda suurel laval on nemad nagu rohkem kogenenud. Aga samas, kuna Katar mängib kodus, siis nad kindlasti tahavad selle esimese ära võtta ja suur motivatsioon ka selle jaoks on. Ja siin statistikulludele ka midagi, et kes tõesti otsib igast väiksest nurgast, siis aastal 1996 on juba meeskonnad omavahel kohtunud ja 3 korda. 1 viik ja emmale kummal 1 kaotus, 1 võit. Nii et kui siit vaadata, siis väga võrdne mäng peaks tulema. Muidugi 26 aastat vana mäng, ma ei tea, kes selle pealt saab mingeid ennustusi võtta. Äkki on seal mõni mängija, kes oli ka siis, et teab mingit sisevärke, et mida edasi on. Treenerid kindlasti on uurinud. Võib-olla tõesti, jah. Aga siis, kuidas üldse Kataris toimuva MM-i kohta, muidugi me kõik teame, et sellega on, et mis sellega kõik nagu meedias on levinud, et kuidas üldse sinna sai, mis seal on toimunud kogu nende staadionite ehituse koha pealt, et miks üldse mingi MM peaks toimuma kuskil sügisel siin vastu talve, et muidugi see on kehv ja on näidanud ka kehv, et siin samas näiteks alagrupis mainisime on ka Senegal ja Holland, et näiteks Senegali puhul on üks põhimängumees, maailma üks parimaid ründajaid on Sadio Mane puudu ja just sellepärast, et siin novembri jaoks toimuva MM jaoks need mängud nii kokku lükatud ja lihtsalt ülekoormuse põhjal mees nagu andis alt, keha andis alt, et aga sellest me ei jää siin pikemalt rääkima. Neid näiteid on palju, aga lihtsalt, mis peab veel mainima tõesti, et peab vaatama, mis ralliks on tõene, aga Twitteris hakkas liikuma selline asi, et Linuxid siristavad, et Katar olevat siis maksnud juba kinni esimese kohtumise. Nad peaksid võitma 1-0, kui tõepähe seda võtta, sest tänapäeval need libauudised lähevad tõesti nii ruttu liikvele, aga mitmed meediaväljaanded hakkasid seda jagama, et tõesti Ecuadori meestele on pakutud umbes 8,4 miljonit, et kaotage esimene avamatš. Et võtke selle informatsiooniga teha, mis tahate, aga selline info internetis on praegu leidav. Aga tõesti, oleme tõesti pikalt peatunud juba selle mängul ja mina siis avan ise siit panustamise. Nii, kuigi tavaliselt ma tahaks öelda, et esimesed kohtused kipuvad olema sellised katsetamised, tunnetamised, hullu ei panda ja võib-olla madalaskoorised, siis ma arvan, et nende 2 tiimi puhul võib ikkagi kaitse päris nõrgaks jääda ja mõlemad hakkavad paugutama. Ja sellest tulenevalt võib tulla nii vigu penalti positsioonil või seal kastis, et ma arvan, et siin lüüakse üle 2,5 värava. Koefitsient on tõesti magus 2,55 ja ma panen enda viimase panuse siia kogu rahaga 225 eurot, tooks mulle 573 eurot ja 75 senti. Päris hea väljamakse, kui niimoodi vaadata. Väljamakse oleks väga super. Panusel koef on enam-vähem sama, kuid panus on teine. Mina lähen Ecuadori poole, et pole siin korda küll peeneks läinud mingisuguste skooride, kombiinidega, mida iganes, et ikkagi lähen veel lihtsalt teepi, et nii kaua, kui see töötanud on ja Ecuadori peale siis siinkohal läheb, no nii palju mul üldsegi alles praegu on, 200 eurot läheb siia peale, nii. Ja potentsiaalne väljamakse on 496, nii et pole üldse paha. Ja minu ennustus on tehtud ning pühapäeval kindlasti hoian kõvasti Ecuadorile pöialt. Jaa, aga kui juba MM-il peatume, siis äkki räägiksid üldse, kellel pöialt hoiad MM-il? MM-il, kellel ma pöialt hoian? Ma arvan, et Inglismaa tegelikult. Inglismaa, it's coming home, it's coming home. It's coming home ja home on selles suhtes huvitav öelda, et kas nagu just Inglismaa jalgpalli kodu on, aga selles suhtes Inglismaa toetaja mul on alati MM-il olnud, samuti Holland ka, et need mulle väga meeldivad, aga kuidas endal, et mis kõigile pöialt hoiad? Mina väiksest peale üles kasvanud Brasiilia fännina, kui nägin
2002 seal veel telekast esimesed mälestused, Ronaldinho driblas, tegi show'd. No täielikult armusin ära jalgpalli ja sellest ajast saadik on valusid hetki üle elatud, 7-1 nalja teevad sõbrad siiamaani, nii et peab üle elama. Ja ma loodan, et see aasta suudab Brasiilia tõesti näidata, et jalgpallirahvas nad alati on ja selleks nad ka jäävad. Et sul siuke samba siis nagu meeldib, et oled ise ka siuke samba mees veidi? No vahepeal ikka, mõni reede ikka saab sambad ka tehtud siin panuste kõrvale. No, väga äge. Aga jah, tõesti siin ekraanil meie panused, siis esimene noole mäng, siin noole võistlused. Joe Culleni peale minul siis 50, sinul Michael Smithi peale 150. Lähen ikkagi see, mis töötab nagu. See, mis toidab ja selle peale näen, et Davai Smith tuleb ka seekord ära. Teises siis NBA mäng mainitud Sixers siin ja Milwaukee Bucks. Mina läksin siis jällegi üle, soovin suures kooris mängu 225 eurot ja sinul oli vist raske valik sinna. Jah, ma tegelikult enne, kui ma üldse seda panust maksin, ma mõtlesin mitu korda ümber, et siin uurisin igasuguseid vigastusi kõike, aga nagu öeldakse, siis kõige esimene tunne on alati nagu õige, vähemalt panustamise puhul on. Et vahepeal küll muutsin ümber, siis muutsin tagasi, et jääme ikka esimese juurde, et siinkohal Bucks. 150 siis Bucks ja viimane, nagu räägitud juba pikalt, MM-i avamäng, Ecuador-Katar, mina panin üle 2,5 värava, 225 eurot ja Rocco pani siis Ecuadori võidu peale 2 sotti. Jah, ja no ikka jään lihtsase juurde. Aga nüüd siis 500 on ära mängitud jälle, 500 peal. Jälle märkamatult on 500 läinud, on ju, vähemalt ei ole märkamatult nulli näinud veel, ei tea, on ju, loodame, et enam ei tule, et seda mütsi me lolli mitsu ootab. Mind või sind? No, sind. Aga jah, kui juba 500 sai mainitud, siis ma tuletan tänase koodi lihtsalt veel meelde. Boonuskood REIN5, tee vähemalt 10-eurone deposiit ja saad 5-eurose tasuta panuse. Sammuti mine siis win.ee/Ariklass, lae üles ja siis saabki siin roboti üleval välja loosida 4x25 tasuta panusid, nii et jällegi kaotad pole midagi ja võita on kui palju. Absoluutselt, nii et kindlasti tehke ära, võtke võimalusest kinni, aga siinkohal meie spordiennustajad lõpetame, soovime teil ilusat reedet, ilusat algavat nädalavahetust ja kindlasti ilusat algavat MM-i. Olge mõnusad. Tšau!